see Riigikogu saal, kus Eesti on ennast üles töötanud oma õdede-vendadega, ausus, töökus, väga madalad palgad, poliitikud praktiliselt töötavad tasuta. Jüri, äkki sa räägid meile ja annad vastused elulistele küsimustele, seal sa istud maskiga. Kõigepealt täname sind, aitäh. Jüri, palun räägi meile ausalt ja ükskordki ilma poliitiliste keerutusteta oma sisemaailmast. Mida see meenutab või mis sümbolid seal eksisteerivad? Niimoodi lennata nii kõrge. Õige vastus on see, et ta peaks siis meenutama sellist Eestile nii ise oma loomulikku kartulipõldu, mida meie talupoja loogika ütleb, et tuleb alati hästi künda, hästi väetada, hästi hoolitseda, et saaks siis suve lõpus, sügisel head kartulisaaki. Härra Jüri, mis ametid sa oma unistustes tahaksid pidada või veel omandada sinu andekuse puhul? Lao välja, palun. Ma arvan, et iga töö on Eestis oluline, kas see on ettevõtja töö, õpetaja amet, kas on postiljoni amet, on see mingid muud ametid või on see ka siin Riigikogu liikme amet. Natuke esoteerilisem küsimus, et kes sa oled, kas sa oled igavene hing või kuidas sa ise loomustaksid ennast? Minu nimi on Jüri Ratas, olen siia Riigikogusse esimest korda valitud 2007. aastal. Võib-olla see on ebaviisakas, härra Jüri, aga mida sa arvad rollidest või üldse nagu rollimängudest võib-olla sensuaalselt? Kõigil on oma kindel roll. Räägime praegu puhkehetkest ka, härra Jüri Ratas, et kui on saunaõhtu, kas sul on mingid eelistused, mingi seltskond või missugune peaks olema see inimmass, kes külastaks sinu sauna laupäeval? Et siin on kindlasti nooremaid, aga siin on ka kindlasti neid inimesi, kellel on suurem elukogemus. Kui te, härra, lähete telkima, missugune seltskond oleks selline kõige lootust andvam ja keda te haaraksite kaasa? Ma ei ole originaalne, kui ma seda ütlen, aga see on haridus. See on see, et me oleksime töökad hariduse omandamisel, kas on põhikool, 7. klass või 8. või 9. klass. Törts ka võib-olla kelmikamate nooruspõlve seikluste poolt. Olete kõva elumees ja näha kuidagi oma karisma järgi, et on mõningad pruudid olnud. Et mis eluvallast või mis tüpaasid just noorpõlve seikluste armumängudesse on teil olnud siis? Äkki avata nagu? Siin on psühholooge, agronoome, geneetikuid. Siin on ka kultuurivaldkonnast palju tulnud inimesi, nii näitlejaid kui sportlasi ja kindlasti on siin olnud nii metsamehi ja see ongi, ma arvan, tähtis. Härra Jüri Ratas, olete olnud poliitilisel maastikul nii kaua ja võib-olla suures osas tahaksite tänada, et kõik Eesti õitseng ja ausus ja töökus ja nutikus, kõik see on vilja kandnud, nüüd seda saab nautida, aga kuidas te suhtute üldse nagu sellesse altkäemaksu ja sellistesse rapastesse tehingutesse, et kas on teil tulnud ette või neid asju või te isegi ei ole kuulnud sellest midagi, et kõik Eesti poisid-tüdrukud olete seal nii ausad kõik, vabandage. Alati oluline ka valmisolek kompromissideks, on oluline see, et me suudame tegelikult koostööd teha ka teiste poliitiliste erakondadega. Et äkki annate nõu, et mis erialal kõige kiiremini saaks siis nagu businessit ja äri teha ja rikastada ja oma perele siis leiva lauale panna hunnikutes? Ka kindlasti, kui te tulete siia Riigikogusse, siis loomulikult see on kas siis pikem etapp elust või ajutine etapp, et olete Riigikogu liige ja lähete siit oma tööle tagasi. Ja mis geniaalsed mõtted teil veel on ilma teid juhtimata või küsimata, sest seda kuulda tuleb, et äkki ütlete lihtsalt lambist mõned täiesti ideaalsed elu päästvad mõtted. Kui me mõtleme, kus me elame 100 aasta pärast, mitte 2018 või vaid 2118. Ja viimane põhjapanev küsimus, kui paraadnast tulevad pätid teid ründama, füüsiliselt mõnitama, missugune teie vastus? Lahkesti olen neile nõus vastama nii hästi või halvasti nagu ma oskan.